Minu koolitee pooleli aastal 1990 ja mingisugust lisamotivatsiooni uuesti koolipinki asumiseks mul ei olnud vaja, sest et aastakümneid oli elanud mus usk, et ma kunagi saan selle gümnaasiumihariduse. Lihtsalt ma olin esiplaanile seadnud oma pere heaolu ja oma laste hariduse. Aga ma teadsin, et minu aeg tuleb kunagi ja ma jõudsin selle ära oodata. 3 aastat tagasi asusin õppima Pärnu täiskasvanute gümnaasiumisse, mille ma siis enda jaoks ka suhteliselt edukalt või võib öelda, et väga edukalt ikkagi lõpetasin. Selle edu taga ei ole ainult minu pingutus, selle edu taga on kindlasti minu kodune toetus. Minu lapsed elasid mulle palju kaasa ja samuti minu kallis abikaasa oli mulle igati toeks ja mõistev, sest et kodus siin neid ikkagi paljud asjad seisma. Teiseks ei osanud ma ette kujutada Pärnu täiskasvanute gümnaasiumisse õppima asudes, et ühe kooli õpetajad, üks koolipere võib olla nii toetav, mõistev ja sooja suhtumisega õpilastesse, kes näitavad üles õpitahet. Et jäävad ainult parimad mälestused sellest koolist ja on suur au olla selle kooli vilistlane. Ja kolmandaks ma tooks välja, et mul lihtsalt vedas oma klassikaaslastega, et ääretult positiivsed ja elurõõmsad inimesed. Minu haridustee jätkub Viljandi Kultuuriakadeemias. Sellest sügisest olen selle kooli õpilaste nimekirjas pärandtehnoloogia ja ehituse erialal. Õppimine täiskasvanuna on hoopis erinev sellest noorukeas õppimisest, et sa oskad austada teiste inimeste aega, oma klassikaaslaste, oma õpetajate aega ja samas sa hindad ka enda tegevust ja toimetulekut reaalsemalt.